ja kohe peaks olema see hetk, kus meie vestlus kantakse üle Facebooki. Teretan kõiki meie kuulajaid, kes on liitunud juba ja juhatan sisse võib-olla selle koha pealt, et me oleme Most Ärikooliga teinud väga erinevatel teemadel otseülekandeid, et otseselt e-kaubandust me ei õpeta Most Ärikoolis, aga mida me teeme, õpetame kõike seda, mis viib e-kaubanduseni ühel või teisel moel ehk turundust ja iga turundusse investeeritud euro ju loodetavasti tuleb tagasi kas teenuse või kauba ostuna. Et ühel või teisel, Siiri kindlasti räägib iseendast, aga mulje temast on kui e-kaubanduse eksperdist, et võib-olla paari sõnaga juhatad ennast sisse. No tervist, suur tänu Erki, et kutsusid mind rääkima ja tervist kõikidele kuulajatele. Et sügisel saime siis tuttavaks rohkem laivis ja täna siis vestleme siin, et olen e-kaubanduse valdkonnas, nagu ma tookord leiutasin hea sõna öelda, et ma olen dinosaurus selles mõttes, et 22 aastat on seda asja tehtud, et küll mitte kogu aeg pidevalt ainult e-kaubandust tehes, vaid ka vahepeal kõik muud kaubanduse variatsioonid läbi käies, ehk mul on siis kogemus olemas 2000 algustes B2B kogemus, et kuidas ehitada esimesi B2B-sid, siis ma olin ühes Eesti esimeses veebiagentuuris projektijuhina, tegime seal esimesed B2B-d ja veebilehed valmis ja sealt edasi siis sai mindud erinevatesse kaubandustesse, ehk ma olen siis olnud nii-öelda alates merchandiserist lõpetades kategooria juhini ja alati ma olen sattunud ikkagi selle IT-süsteemi juurde, et kuidas ERP-i arendada, kuidas veebi arendada ja e-äri juhiks päriselt ma siis sain 2008. aastal, kui ma läksin Euronixisse. Ja seal siis oligi see esimene suur väljakutse, et ehitada nagu kõige ägedam e-kaubandus, aga lihtsalt kui võtta nüüd 14 aastat tagasi, puudusid kõiksugu platvormid, puudusid e-kaubandused, et tolleaegne siis, kas ta oli EMT või ma ei mäleta, mis tal nimi siis oli, tänane Telia, et nendel oli nagu olemas esimene nagu lahendus, kus sai midagi nagu osta. Euronixi endal oli ka tootekataloog nii-öelda lisakorvi nupuga, aga see äri nagu sinna taha oli alles vaja kõik ehitada ja kogu see turunduspool. Ehk sealt siis läks nagu edasi, et võib-olla saabki öelda, et Euronix ja Bauhof on olnud nagu need kohad, kus ma olen palju nagu ise e-äri juhina hands-on sees olnud, nagu kõige suuremad, mida Eestis teatakse, aga pool oma elust olen ma veetnud niimoodi oma karjäärist, et ühe poole kaubanduses ja teise poole arendajate juures, just product owner ja projekti juhina, et vaata, kui tahad äri teha, siis sa pead ju teadma, et mis need tulevikutrendid ja suunad on ja et olla edukas, sellepärast, et kopeerida olemasolevat ei ole mõtet, et alati tuleb paremini teha ja tänu sellele ma olen olnud ka Rootsi poole peal, nii-öelda arenduspoole peal Vaimos. Seal ma tegelesin Filippa K. ja Björn Borgiga, võib-olla on sellised tuntumad brändid. Ja nüüd täna Eestis ma olen siis niimoodi, et mul on oma ettevõtte Siromo, et pakun selle alt siis erinevaid e-äri konsultatsioone, täna liigub ka see sinnapoole, et kuidas siis digitaliseerida jätkusuutlikult ja roheliselt, sellepärast, et keskkonnateema on teine südameasi, mida ma oma elus ellu viin ja sealhulgas siis rohekommunikatsiooni. Võib-olla võingi reklaami korra teha, et homme, keda huvitab rohekommunikatsioon, siis homme me räägime rohekommunikatsiooni spetsialistidega Eva Truuvergi, Elin Vaheri ja Katrin Kahuga, kuidas siis oma äri roheliselt turundada. Ehk see toimub 18.30 ja eena.ee koduleheküljelt leiab selle lingi üles. Nii et sorry, Erki, ma tegin korra reklaami, aga see on ka ääretult oluline teema, et kui me trendidest räägime, siis jätkusuutlik äri, jätkusuutlik pakendamine, jätkusuutlik transport, kõik see, kuidas nagu kliendini jõuda, on ääretult oluline. Nii et täna ma sellest palju ei räägi, sellest kuuleb homme palju rohkem.
et see on üks trende. Et see võib-olla ongi, on ju, ja siin Eesti poole peal siis Siromo teeb hästi suurt koostööd Lumav Commerce'iga, kes on siis Eesti esimene Magento partner ja Eesti suurimaid Magento arendajaid. Ehk siis nendega koostöös valmivad minu poole pealt, minu tiimi poole pealt e-äri analüüsid ja siis kasutajaliidese analüüsid ja disainid. Ehk see on siis nagu minu vedada. Vot, võib-olla selline tutvustus siis. On uskumatu, selles mõttes, et eks me, kuidas ma ütlen, et turunduse ja e-kaubandusega seotud inimesed natukene tunnevad igal pool ilmselt ennast ka ära, et kui sarnased me tegelikult oleme. Et lisaks sellele, et ma täna olen turundus- ja PR-juht, olen ma kunagi ka e-kaubandust arendanud. See on umbes 10 aastat tagasi või natuke vähem ja kõige suurem asi nendest on olnud kaupmehe, ta on küll, eks ole, oma kliendi tellimiskeskkond, kui tehniliselt võtta, aga ta välimus on nagu e-pood kaasa arvatud, et toimivad kõik otsingud ja toimivad ka sünonüümid, et sa ei pea täpseid toote nimesid otsima, et kui sa otsid ikkagi, ma ei tea, Itaalia vein, siis sa saad terve nimekirja, eks ole, sealt, et mitte ainult, et oled nii-öelda tootejuhi armus, et kas ta sinna pealkirja on suvatsenud selle sisse kirjutada või mitte. Ja ma ei tea, mida sina õppinud oled, et seda sa saad nagu ka öelda, et mina olen õppinud disaineriks ja see, mida kunagi ülikoolis oled õppinud, väga vähestel minu meelest on see, millega nad täna leiba teenivad, et kuidagi toimub mingisugune, ma ei oska öelda, selline nagu dünaamiline areng, eks ole. Ja ma olen ka samamoodi tarkvaraga olnud seotud, et kunagi vist umbes 4 aastat turundasin sellist firmat nagu Columbus Eesti, mis tegeleb AX-i ja NAV või naabri, eks ole, majandustarkvarade arendamise ja konsultatsiooniga. Kindlasti on sulle tuttavad, eks ole. Et kuidas ma ütlen, et ma kuulan sind teiste nimedega, nagu ma enda elulugu räägitaks mulle ette, eks. Aga mis sina õppinud oled? No ma olen õppinud, nüüd hakkate kõik kohe naerma, et ma olen tegelikult õppinud keskkonnakeemia inseneriks, veekeemikuks. Aga ütleme, et selles valdkonnas, kui 2000 sai lõpetatud, siis selles valdkonnas ei olnud see hetk midagi põnevat, ja labori inimene ma ei ole. Ja tegelikult enne seda juba tudengi ajal, et nüüd me oleme juba täitsa ajalukku, ma ei tea, kas see kuulajaid huvitab, ma olin Pestis, Board of European Student of Technology on üks tehnikaüliõpilasi ühendav organisatsioon. Ja juba seal tegelikult olin ma nagu IT-ga seotud, et ma olin PR selles organisatsioonis mõned aastad ja oli vaja veebilehte arendada, see oli see 98-99, tegelikult hakkas see sealt pihta niimoodi. Ja meil oli väga palju IT-kutte, kes meil olid seal Pesti liikmed, kes tegid oma lahendusi, siis oli vaja neid testida ja lõpuks hakkasidki nagu kaasa mõtlema ja kuidagi niimoodi see sinna läks, et lõpptulemusena jah, et minu võib-olla kõige tugevamad oskused lähevadki sinna, et ma olen ise üpriski tehniline inimene, aga teise poole pealt ka on ju, et on ajaloos see ärikogemus nii laialdane, nii erinevates valdkondades on ju, et tekib nagu see strateegiline vaade. Et siis on ju oskadki nagu panna nagu suurt pilti kokku. Olen tänulik, et see variant on olnud, aga lisaks olen ma õppinud terapeudiks ja rahvusvaheliseks ärijuhiks, nii et ma olen vahepeal õppinud ka ikka kõvasti. Aga see kõik annab, vaata, teraapia annab selle juurde, et kuidas inimesele läheneda, et annab sulle selle UX poole ka tegelikult värvid ja kogu selle poole juurde, et iga asi annab, et elukestev õpe on teretulnud, nii et Kui me nüüd, kuidas ma ütlen, et kui me tuleme nüüd enese tutvustuse juurest, et mis on vist olnud läbi ajaloo üks pikemaid, sest see lihtsalt nii mõnusalt siin kulges meil. Tänasesse teemasse sisse, siis me saame nagu viimaste aastate kogemuse põhjal öelda küll, et e-kaubandus on kindlasti tulnud selleks, et jääda ja ta on ka lisaks alalises kasvutrendis, eks ole, et mida on näha, kuidas e-kaubanduse tarnepiirkonnad on hüppeliselt kasvanud ja paljudel tähendab see täna nagu ka esmatarbekaupade puhul tervet Eestit, mitte enam ainult suuremaid linnasid, eks. Aga samas me näeme ka seda, et kõik ei ole nagu võrdsed selles, et osadel läheb paremini ja teistel võib-olla ei lähe jälle nii hästi, eks, et mis nagu sinu nagu selle kogemuse baasil või vaata, kuna sa konsulteerid ka seda, eks ole, et siis on nii hea küsida sinu käest, et mis nagu eraldab terad ja sõklad omavahel, et miks osadel läheb hästi ja miks teistel nagu kuidagi vaatamata pingutusele ei saa tuult nii hästi tiibadesse?
Vaata, võib-olla see on nagu siin see minu nagu kogemus on ju, et kus ma olen nagu sattunud ettevõtjate juurde, kes on juba teinud mingi lahenduse, see ei toimi on ju, ja siis sa võtad selle ette on ju, ja paned selle käima on ju, et neid näiteid on siin ikkagi nagu mitmetes kümnetes võib täna tegelikult öelda. Et on ikkagi see, et kui sa nagu alustad oma äri tegemist, et ütleme, et sul on ju see tavaline nagu jaeäri olemas, näiteks jaepood või sa alustadki täitsa uue e-poega on ju, et tihtipeale ei mõelda sügavuti kõike läbi, mõeldakse, mul on see toode, mul on ju see platvorm on ju, siis leitakse mingisugune IT-meest, sõber on ju tihtipeale alustades on ju, või siis on ju vanasti oli hästi suur trend veel on ju veel paar aastat tagasi, kus juures oli see on ju, et ettevõtte juht ütles IT-juhile, et kuule, palun tee mulle e-pood on ju niisugune, et ja siis hakati seda tegema, et ei mõeldud nagu seda äri täielikult läbi on ju, et e-äri ju koosneb tegelikult täna on ju, et kui me räägime jaekaubandusega koos on ju hästi mitmest sektorist, et e-äri juht on tegelikult täna tihtipeale nagu tegevjuht on ju, ühtpidi on ju, et ta peab olema nagu kursis kõikide sektoritega, et noh, ma räägin siin on ju, et ostjatooted on ju, et kuidas need tooted tulevad, kes need sisse ostab, mis hindadega on need konkurentsihinnad, on need e-kanalis on ju müüdavad tooted on ju, kas ja mida on ju toote andmestikust tuleb sisestada. Teine pool on ju siis logistika ääretult tugev on ju, mis on vaja paika panna on ju, et tihtipeale sellega ei arvestata on ju, et tänases nagu kiires elutempus, kui kiiresti tahetakse logistikalt, oodatakse nagu tulemust on ju, et kes need partnerid on ju, et kõik see nagu on, ma hakkan kuskilt pihta on ju, ja siis sinna ta jääb või laoseisud näiteks, et kuidas tagada, et mul kogu aeg on tooted veebil müügis on ju. Aga noh, ütleme, et kui ma need osad olen ära teinud on ju, et siis tihtipeale failib ka see klienditeeninduse pool on ju, et ma kujutan ette, et igal ühel meil on nagu oma kogemus rääkida sellest on ju, et kui me mõnda kaupa nagu tellime on ju, et kuidas siis meiega suheldakse on ju, et see on nagu see võib-olla üks kõige nagu välja kutsuvamaid pooli. Ja no muidugi ka turundus on ju, no ja IT ise samamoodi on ju, et IT kogu asja seda peab üleval, et põhimõtteliselt, et kui sa küsid on ju, et mis need on ju, et tihtipeale alustatakse niimoodi, et ei mõelda läbi, on ju, et ei panda protsesse paika, protsesse ja ei mõelda läbi, kui palju mul inimesi tegelikult täna selleks kõigeks vaja on ju. Et me ei tohi ära unustada, et inimesed teevad äri ja kuna ma olen ka arendaja poole peal nii palju olnud on ju, teisel pool lauda on ju, siis ütleme, et kui me räägime nagu e-kaubandusest, siis see on täiesti elementaarne on ju, et kui sa arendajaga puusse paned, siis sa paned ka oma äri puusse, sellepärast, et lihtsalt siis noh, asi ei toimi, on ju. Et olen näinud ka aja jooksul nagu tänu erinevatele kehvadele arendajatele ka mitmeid pankrotte, mida on vaja nagu olnud nii-öelda konsulteerida kõrvalt, on ju, et millest siis pankrott tuli. Lõpptulemuses ongi see, on ju, et sul on nagu teatud nagu investeering olemas, kui sa alustad näiteks e-kanaliga, on ju, et või alustad selle uuendusega ja lihtsalt ei ole piisavalt realistlikult hinnatud vajadusi ja budget saab sul juba, ma ei tea, kolmandiku või poole teekonna peal otsa. Ja sa ei saagi oma asja nagu valmis või kui sa saad ta valmis, siis sa saad ta poolikult valmis, et sa võid ju nagu ühtpidi saada valmis nagu, et sul on mingisugune toodete presentatsioon olemas, aga kogu selleks ülejäänud osaks, et ma nagu alati toon võrdluse, on ju, et vaata e-kaubanduses on ju, et kui sa arendad seda, et siis kogu see raam on nagu sihuke ilus Ferrari keha on ju niisugune, et sa võid ta ära tuunida igat pidi, on ju, aga kui sa rattaid alla ei pane, siis ta ei sõida mitte kuhugile, on ju, ja kui sa ikkagi turunduse jaoks on ju, ja nende tegevuste jaoks nagu endale budgetit ei jäta, on ju, et siis see ka vinduma jääb ja edasi ei liigu. Ma loodan, et ma vastasin põhjalikult, et väga põhjalikult. Ma võib-olla nii palju, noh, kuidas mõtlen, mis sina mõtled? Jah, et ma arutaks võib-olla ka ühe külje veel kaasa, et mida mina olen elus näinud, on see, et tahetakse korraga teha liiga palju või liiga suur. Ehk et äri ei olegi nii suur ja see kaubamaht ei ole üldse suur ja noh, ka ärimaht ei ole suur käibena, eks, ja ühikutena ju ükskõik, mis skaala peal sa vaatad. Ja siis võetakse näiteks ette tohutu arendus või noh, see sama Magento näiteks, on ju. Et mul tuli hea mõte, et ma teen oma e-poe Magento, palju sul kaupa on? Mingi paarsada ühikut, palju sul siis käivet on, ja noh, siis sa saad juba aru, et ilmselgelt jookseb kogu see asi kokku selle peale, et
et see e-pood saab olema suurem kui see äri ja see arendusmaht ei ole ka teps mitte väike, eks ole, et see kulu, mis sinna peale läheb, et seda on raske nagu tagasi teenida. No täpselt. Aga natukene vaata, nagu sa ütlesid, et vältida nagu seda kohta, et mul üks sõber teeb seda, et siis sa lähed selle sõbra juurde ja ütled, et tee mulle või noh, üks tuttav soovitas. Et selles mõttes tasub ikkagi natukene ringi vaadata, seda klassikalist kas või 3 pakkumist võtta, et sa saad natukenegi aimu, et mida sa tegemas oled ja mis võiks olla see rahaline ja ajaline maht. Jah, aga enne kui sa seda pakkumist hakkad tegema, on sul tegelikult vaja läbi teha see nii-öelda äriplaan, ärianalüüs. Ma ütlen selle kohta e-äri analüüs, on ju, et hakkad sellest pihta, on ju, et kõigepealt mõtled läbi, et miks ma seda üldse teen, on ju, enda jaoks. Siis mõtled läbi, et kes see sinu klient on, testid oma sõprade peal, kas või oma äriidee ära, siis lähed uurid oma konkurendid ära, vaatad, et kuidas nad oma e-ärid püsti pannud on, et mis on nagu nende nagu konkurentsieelised ja mis on nende nagu nõrkused. Ja just need nõrkused tuleb enda tugevusteks keerata, ja pannagi paika nagu sealt nagu see edasine teekond, kuni selleni, et sa tegelikult kas või sketšid enda jaoks käsitsi ära, et kui endal nagu suuremat budžetit ei ole, spetsialisti võtta, aga ikkagi soovitan leida alati ühe hea UX-i inimese, et kõik mõtleb, mis see e-kaubandus ära ei ole, et see ostukorv käib alati paremal, minu konto on alati paremal, otsing on keskel, tegelikult nii ei ole, et see, kuidas sa presenteerid täna oma toodet, ja kuidas ta sul esile tuleb, mis toode sul otsingus esimesena esile tuleb, kuidas sa oma pakkumisi näitad, see kõik vajab tegelikult läbimõtlemist ja igas äris on see hästi erinev. Et põhimõtteliselt kõigepealt ikkagi panna paika nagu see e-äri analüüs läbi nende võtmepunktide, dokumenteerida see ära, teha see väike UX sketching ka sinna juurde ja siis sellega minna nagu arendajate juurde, sellepärast, et muidu sa võid saada pakkumisi alates 10 000 kuni 500 000 ja see on ka reaalne juhus muuseas. Et ühe ja sama asja peale, millel ei olnud nagu korralikku nagu analüüsi taga, olidki siuksed pakkumised tehtud. Ja kus sa siis selle tasuvuspunkti välja nagu võtad, Jah, et kas sa lähed siis selle külamehe tarkusega, et võtan selle keskmise, et siis on nagu peaaegu hea, aga et ma ei maksa üle, eks? Ilma teadmata jätkuvalt, et mida sa saad ja mille eest sa maksad. Ja see ongi nagu vaata see kõige, see just arenduspartneri valik on ju ja see arendajale sisendi andmine on ju, et mida sa siis tegelikult tahad, on täna nagu see võtmekoht. Nii et julgustan kõiki on ju, et kui teil on küsimusi, kuidas e-äri analüüsi teha on ju, et siis minu loeng on YouTube'i avarustes kuskil täiesti tasuta olemas on ju, et kindlasti leiate sealt midagi, mida kasutada. See on võib-olla asi, mida me saame panna kommentaaridesse pärast, et otsida üles selle sinu loengu ja panna kommentaaridesse, et teha inimesed jällegi natukene elu lihtsamaks. Aga e-kaubandus on ka, eks ole, selles mõttes nagu trendide põhine, et see, mis võib-olla, nagu sa ütled, et oli 15 aastat tagasi moes, et oli üks suur nimekiri, millest muul kas sai ka korvi tõsta asju. Et täna näeb e-kaubandus hoopis teistsugune välja, aga mis on näiteks nagu tänane värsked trendid ja mis on kuum ja mis on kasutajate jaoks täna nagu oluline või fookuses, et mille peale kasutaja reageerib, et kas see e-pood on okei või ei ole okei, et jätame võib-olla selles mõttes selle nagu klienditeeninduse või tagasiside praegu, sellest me natuke nagu rääkisime, et kas seal on veel mingeid faktoreid, et mida saab välja tuua? No ikkagi see sama nagu visuaalsus on ju, et ääretult oluline on nagu selle kasutaja kogemuse juures see, et kui kiiresti ma leian oma soovitud toote. Kui hästi sellele juurde pakutakse kokku sobivaid tooteid või sellest ülesmüügi tegemisi on ju. Kui lihtsalt ma saan selle enda jaoks nagu kuskile soovikorvi panna ja kui ma ka lahkun on ju, et kuidas mulle seda pärast meelde tuletatakse on ju. Aga just see sama nagu niisugune visuaalsus, et sul on kõik ääretult nagu käepärane ja kui sa alustasid ennem on ju, siis otsing on ju, see nagu on üle mõistuse, kuhu otsing tänaseks arenenud on ju, et tegelikult Kleevu on ju meie Soome tuntud otsingu tegija on ju, et tema on ju teinud eestikeelse häälotsingu valmis on ju, et soome keeles on olemas on ju, et põhimõtteliselt on ju lähiajal on tulemas on ju saidid, kus me saame eesti keeles otsida on ju, sõidad autoga on ju, ei tohi muidugi propageerida seda, aga ütleme niimoodi, et ei sõida autoga, istud, teed köögis süüa on ju, ja siis on ju uurida on ju, et kus ma selle vispli saan, mis mul praegu parasjagu puudu on, et ei pea jahuste kätega minema on ju. Et häälotsing on ju üks tugevamaid trende, mis praegu tulemas on ja otsing ise üldse üles ehitatuna on ju, et sa saad neid sünonüüme muuta, et sa saad seal otsingu tulemusi personaliseerida
Ja noh, siit ongi see, et minu lemmikasi, et personaliseerimine ja automaatturundus, et ikkagi räägitakse sellest juba aastaid, aga maailmaturul on ta juba märksa levinud, aga Eestis ikkagi automaatturunduseks peetakse täna hüljatud ostukorvi nagu saatmist. Et päris nii lihtne see ei ole. Et automaatturunduse personaliseerimise aluseks on muidugi ka see, et juba aastaid on räägitud, et koguge omale oma kliendibaasi. Et siin on nagu need hetked, vaata, et paljud on kogunud endale sotsiaalmeedias tohutult fänne ja follower'e, aga see ei ole lõpuks ainult sinu baas, et see võib ka ühel hetkel olla see, et see on välja lülitatud, mida iganes, et hästi oluline on konverteerida see klient enda külge. Ja kui sa selle kliendi oled nagu endale saanud, et siis sa saad ta ilusti ära segmenteerida, kasutades erinevaid vahendeid. Mina olen Gustobaari fänn, aga Eestis palju kasutatakse ka Klaaviat, et hakatagi suhtlema ja mitte ainult meili teel, vaid et sa lood nagu need erinevad teekonnad. Et ongi see, et sa võtad segmendi, siis sa selle segmendi lood veel alamsegmentidest, teed katsetusi, sa tõesti suunad meestele meeste tooteid, näiteks naistele naiste omasid, sa ei näita nagu suurt bännerit lihtsalt Delfi avalehel, et mul on -20 ja siis on seal mingisugune kena mees, võib-olla naistele jääb silma, aga neid ei huvita, et meeste riided -20 näiteks on. Et sa lähed ikkagi niimoodi, et kui sa tahad naisele suunatud toodet selles vanuses naisele, siis sa näitadki selles vanuses naisele seda toodet ja seda sõnumit, mitte ei näita seda nagu üldiselt, et see on minu arust nagu täna nagu kõige põhilisem nagu trend ja mitte isegi trend, vaid seda peab kõike tegema. Et inimesed on kiired ja nad ei viitsi keskenduda jamale. Teine asi, mis on see sotsiaalmeediaga ühendatud kaubandus nii-öelda. Et me täna teame seda, et inimesi ei huvita enam klantspildid, et mis on stuudios tehtud. Nad tahavad näha seda sama story't, seda sama videot, seda hetke, kuidas sa seda toodet kasutad või seda teenust kasutad. Ja ääretult oluline on nagu see, et kui ma oma nagu siis vastavalt valdkonnale, aga näiteks kui ma müün rõivaid või kui ma müün ehteid, siis ma näitan seda, kuidas see toode on teiste inimeste seljas. Ja seda saab ka läbi nagu siis erinevatele vahendite kasutada. Minu lemmikuks on fotoslurp, ehk sul tulebki nagu #feed tuleb sisse. Et ütleme, et mina teen oma reklaami, ütleme, et on bränd Siiri, et #Siiri niimoodi ja siis tuleb minu nagu siis selle tootekaardi alla tulevad siis pildid, kuidas kasutatakse siis Siiri nimelist toodet. Ja ma saan seda vaadata ja kui me võtame nagu analüütika, et siis see tähendabki seda, et kui sa tootekaarti analüüsid ja kuhu on nagu lisatud nagu need live nii-öelda feed'id, et sotsiaalmeediaga ühendatud, siis nende toodete konversioon on kõrgem. Ja see on nagu kindlasti üks trendidest, mida veel teha. Niimoodi sotsiaalmeedia kanalid üldse müügikanaliks, et sellest vist ei pea täna rääkimagi, et kõik oma tegevused, mis sa teed, et siis sul on nagu see shopping kogemus seal juures, et kuidas ma selle leian, et niisama tühja pilti ei ole mõtet näidata. Ja võib-olla üks selliseid suuremaid trende e-kaubanduses tehnoloogias on siis see, et täna ka esimesed Eestis on juba laivis, on progressive web äpid, et olete te sellest oma vestlustes rääkinud, ei ole? Räägin natuke laiemalt. Eks tähendabki seda, et kui veel paar aastat tagasi oli see, et kas ma teen omale äppi, siis mul on veebipage, mis on või veebipood, mis skaleerub mobiilile, siis täna on siis see, et progressive web äpp on siis selline tehnoloogia, mida nimetatakse headlessiks ja see tähendab seda, et sul on front-end ja back-end eraldi. Et esiteks on ta selles suhtes nagu äge, et kui ma ühel hetkel otsustan front-endi ära muuta, et teen uue UX-i omale, siis edaspidi sa ei pea nagu seda back-endi uuesti üles ehitama, nagu siiamaani oli. Aga mis selle front-endi võlu on veel, et selles on sul võimalik kasutada juba üpriski palju nagu siis mobiilse äpi võimalusi. Ma ei tea, toodete skaneerimist või näiteks try-on'i, et proovi prille, teed endast pildi või paned make-up'i endale peale. Ja vot see on see järgmine trend, kuhu meie liigume, kus me Eestis veel ei ole, aga
aga tegelikult ütleme, et prooptikaga sai tehtud on ju prillide try-on ära, minge proovige on ju, et Eestis esimene on ju, et väga ägedad prillid on, et kogu see try-on, see reaalne virtuaalne ostukogemus, et ma saan juba siin ekraani taga ära teha, on ju, ja ütleme nii, et see ei ole enam ainult nagu siis suurte firmade lõbu, vaid järjest toodetakse neid äppe juurde, on ju, et millega siis saab, mida saab lihtsasti siis moodulitena integreerida, on see siis Magentoga või WooCommerce'iga. Tasub lihtsalt natukene otsida. Ja vot sellepärast ma ütlen jälle, et tehke see ER-i analüüs ära, on ju, et nagu ma ütlesin, oma konkurendi nõrkused tuleb tugevuseks keerata ja teine pool on see, on ju, et vaadata, mis on need trendid, on ju, et mida on tehtud ja võib-olla kui ka ei ole seda äppi tehtud, on ju, et võib-olla arendad selle ja hoopis saad sellega hoopis oma miljonid kätte, on ju, kui selle väikse e-poega, mida sa siin teed, on ju. Et võib-olla need on see on minu meelest jumalast nagu kaks head mõtet. Esiteks, et su kõige parem õpetaja on su kõige tugevam konkurent, sest midagi teeb ta ju õigesti. Ja teiseks, et ega ei ole üldse paha, et kui sa leiad oma seoses oma äriga mingisuguse idee hoopis teisest valdkonnast, mis tõotab start-upiks saada ja võib-olla ka ükssarvikuks, et siis mitte tagasi nagu põrgata ehmatusest, eks ole, et lõpuks ju julged võidavad, on ju. Aga kui me korra lähme nagu, kuidas ma ütlen, et äri jagatakse nagu B2B ja B2C, on ju. Ja samamoodi on ju ka, oleme ausad ka e-kaubanduses, eks, et on näiteks sama kaupmees oli B2B äri ja 100%, et jaeostja, ta saab lugeda toote kirjeldusega, sellega tema kogemus ka lõpeb, eks, et ta ei saa kunagi osta neid. Et kas e-kaubanduses üldse B2B-l ja B2C-l on mingisugune vahe, et kas seda peaks nagu silmas pidama, et või kuidas sinu nagu kogemus või on see, et seal taga on ikkagi lõpuks see inimene, kes ju õhtul kasutab ikkagi tavainimesena ehk jaekaubandusele suunatud lahendusi ja ta eeldaks seda ka oma ärilahenduselt, et ta tahaks näha nagu sarnast asja või on kuidagi teistmoodi, et äris oled sa hästi kitsalt mingisuguses valdkonnas kinni ja kui nii asjad ei käi, siis ei ole need sinu reeglite järgi, siis sa ei mängi nendega. Ja vaata, see on niisugune hea küsimus, on ju, et osaliselt sa vastasid ära, on ju, et ta on ärispetsiifiline, on ju, olenevalt ärist, aga üks asi, mis on kindel, on ju, et inimene on ju, oled sa B2B, et ostad sa oma ettevõttele, kus sa töötad, on ju, või omad seda, on ju, või ostad sa endale, siis sa lähened selle asja otsimisele ikkagi samamoodi. On ju. Et UX-i mõttes sul peab see sama tootekategooria puu ilusti ehitatud välja olema ja otsing peab töötama, on ju, et võib-olla ütleme kõigepealt otsing, sest tootekategooria puu aina väheneb, on ju. Et tänaseks on ju see, on ju, et kui ma siin sügisel rääkisin, et otsingud kasutavad 47% otsijad, siis tänaseks on ju protsendid näitavad üle 50, on ju, et kes lehele tulevad. Et see on nagu sarnane, aga ülejäänud osas on niimoodi, on ju, et B2B ja B2C kliendil on mõned erisused, on ju. Et näiteks B2C klient otsib häid diile, otsib meelelahutust, on ju, ja tema jaoks peab olema see turundusfun, on ju. Aga ta on hinnatundlik, on ju. Aga B2B, et otsib nagu kampaaniaid, aga B2B klient on see, on ju, et esiteks ta otsib seda toodet või teenust oma ärile, on ju. Ta on nagu suunatud roile rohkem, on ju, kasumlikkusele, ta on valmis ostma kallimat toodet, aga ta ootab sellelt partnerilt, on ju, kellelt ta seda ostab, on ju, et ta on teadlik oma tootest ja tal on hästi hea nagu nõuandlikkus sees, on ju, et kui sa B2B toodet müüd, on ju, siis oleks hästi hea nagu see, et sul on sisu koostatud nõuandlikkuse suunas niimoodi, on ju, et sa suudad pakkuda oma kliendile seda toodet sellisel kujul, nagu ta seda vajab. Et ma ei tea, võtame näiteks, võtame näiteks keevituse näiteks, on ju, et hästi absurdne teema tuli praegu, on ju, aga et seda ju üldjuhtumil eraisik ostab küll, on ju, aga suuremad käibed tulevad ju ärikeskkonnast, et siis sa pead nagu teadma, on ju, selles keevituses kõiki neid erinevaid omadusi ja uuendusi ja trende, on ju, aga mida sa üksi endale ei suuda selgeks teha, on ju, et siis see on see, on ju, et mina nagu äriomanikuna peaksin kõik need uuendused ja kogu selle asja siis panema oma lehele välja, tootekaardi peale esile tooma, võib-olla on vaja võrdlusi kasutada, on ju, et leidma nagu selle, et kuidas klient minu toodet ostab, on ju, ja selle välja tooma, ehk see nõuandlikkus, on ju. Ja kui me mõtleme nagu veel, mis erisus on, et siis kui B2C-s on ju inimene ostab emotsioonipõhiselt, siis B2B-s inimene
kasutab loogikat ja vajadust rohkem, on ju, et see on ka, et jälle otsingus, et sul on õiged märksõnad välja toodud. Samamoodi on ju, et kuidas sa teed kampaaniaid, on ju, et kui B2C-s on ju mõjub see, on ju, et –25 ja tasuta transport, on ju, siis B2B-s tihtipeale võib hoopis olla olulisem see toote komplekssus, on ju, toote hind, see garantii, tagatis, need lisateenused, mida sa sinna juurde paned. Aga jah, loomulikult on ju B2B-s on kindlasti sisuturunduse osatähtsus läbi nõuandlikkuse see, mis eristab. Ja B2B-s on üks asi veel, mida ma olen tähele pannud, on see, et hoolimata sellest, et sul on see B2B keskkond, siis kliendid vajavad oma seda kontaktisikut, et kelle käest kohe nagu nõu küsida, on ju, et seal nagu kasutatakse rohkem seda abi, on ju, just jälle sellepärast, et saada tootest rohkem teada. Üldjuhtumil on ju, sa ostad ka kallimat toodet, on ju, omal härile, mis kauem kestab, on ju. Ja B2B-s on siis see, nagu ma ütlesin, et kui B2C on niisugune emotsioon, on ju, ja selline ostad sealt, kus sa näed parimat hinda, kus sa näed nagu mingit emotsiooni, mingit kampaaniat, midagi, mis sind köidab, on ju, et sa ei planeeri seda nii ette, vaid ta ongi emotsiooniost, siis B2B-s on ikkagi, otsitakse nagu head koostööpartnerid, kindlaid lahendusi ja korraga tehakse rohkem oste, mis on suuremad ja kallimad. Ja võib-olla üks asi, mis on veel B2B-s, on ju, et kui B2C klient lisab tihti oma tooteid, on ju, soovikorvi, siis B2B klient, näiteks võtame ehitusmaailma, on ju, et siis inimene kasutab tavaliselt samu materjale, siis ta tahab koostada neid ostunimekirjasid. Või kontoritarvetes näiteks ongi see, et sa tellid iga kuu endale kontorisse nii palju kohvi ja nii palju piima, siis sul ei ole nagu vajadus kogu aeg käia otsida neid tooteid, vaid sul võiksid olla ette salvestatud nii-öelda ostunimekirjad. Et neid ka see on jumala õige ja asi, mida me koolis ka räägime ja mida ma igal juhul soovitan, et enne kui mingit asja hakata tegema, jumala eest tehke üks väike uuring, et küsitlege kas või 10 oma potentsiaalset klienti. Ja et mis on vahe, eks ole, B2C-l ja B2B-l, et B2C on, nagu sa tõid välja, et kampaania, hinna ja emotsioonitundlik ja juhindub nii-öelda sellest hetke pakkumisest ja B2B on reeglina seotud ju mingisuguse lepinguga. Ta teab neid tarnetingimusi niigi, et kui sa näiteks täna kell 3 tellid, et siis mis kell järgmine päev kaup jõuab ja kui sa täna tellid kell 4, et millal siis see kaup jõuab. Et seal ei ole võib-olla vaja teatud asju nii väga enam välja tuua, sest need võivad olla ka lepinguti erinevad, mitte sugugi kõigile võrdne, eks. Aga et väike kliendi uuring teeb alati kindlasti head, et see on ka minu enda kogemus, et peale seda, kui nagu pool teed oli käidud, tuli mul nii palju mõistust pähe, et kliendi uuring teha ja jõuda täpselt selleni, mis sa välja ütlesid, et B2B-l on sageli nagu ajas kordus sees, eks. Et see sama protsess kordub teatud perioodide tagant ja iga keha tahab olla nii laisk, kui laisk lastakse tal olla või nii mugav, kui ta lastakse olla. Ja seal oli nagu väga oluline välja selgitada see periood, et mitu tellimust on vaja alla saada selleks keskmiselt, et vana tellimuse pealt teha uus tellimus, et lihtsalt muuta kogused ära, midagi natukene välja visata, paar kaupa juurde panna ja kõik läheb elu edaseks. Ja tulemus oli ka hea, et 80% kutsututest liitusid. Ja sellest sai nii-öelda kiiremini kasvav kanal, muidugi siis oli siuke ring kummis ja tundsid kohe, kuidas nagu oled midagi suurt korda saada. Tegelikult oli vaja vestelda lihtsalt 20 inimesega ja uurida, kuidas nende äri käib, et mitte püüda oma pead pooleks mõelda. See ongi nagu see alus, et võib-olla ma ütlen siin on ju kohe ära, et vaata, kui ma alustasin sellest, et kui sa hakkad äri endale tegema või uuendama, siis kõigepealt pane paika see miks ja järgimisena võta ette oma kliendid, on ju, ja investeeri sellesse, on ju, et kuula ära, mis nad teevad. Kui sul on olemasolev lahendus olemas, see juba täna paljudel on, ju, enam päris jalgratast ei pea leiutama, siis tasub teha analüüs ära, mis praegu on kehvasti, on ju. Ja siis, kui sa hakkad uut tegema, siis ennem seda intervjuud ja siis hakkad seda joonistama ja tegema UX-iga ja või sketšid ise ja siis võtad ja käid selle sama kliendiga, on ju, kellega sa oled vestelnud läbi, kuule, kas see on midagi sellist, mis sa mõtlesid, on ju. Siis võtad selle teise kliendi ette, et kuule, siin üks pakkus välja, proovi, kas see võiks sulle ka olla. Sul ei ole ühetüübilised kliendid, eriti B2B-s, on ju, B2C-s ka mitte, on ju, eriti laia kaubavalikuga, on ju. Aga et sa võtad nagu selle aja ja sa tegeled selle kliendiga ennem, kui sa üldse hakkad mingisugusesse arendusse oma nagu investeeringuid tegema.
See aeg tasub võtta, et see tegelikult pärast tuleb rahas väga ruttu tagasi ja seda aega võtmata ei saa jätta, sest selle aja peab varem või hiljem ikka võtma, kui sa saad, kuidas ma ütlen, et 7 vaka tangusoola pealt, et midagi valmis, vaatad, et see ei tööta ja kelle käest sa küsid. No siis sa lähed ikka kliendi juurde küsima, et kuidas asjad tegelikult peaks olema ja mida sa ootad, eks. Aga me oleme täna nagu puudutanud ka sellist, eks ole, nagu arendajate palkamine ja arendajate otsimine ja rääkinud, et nagu tasuks kaaluda ja võtta. Aga mida seal tegelikult nagu peaks silmas pidama, et kui sa arendajat valid, et kuidas ma ütlen, e-pood on ka mitut suurust, eks, et ühed on need, mida sa saad kuskile WordPressi otsa panna omale mõne pluginaga käima ja kus ongi mõned 10 kaubad, eks ole, sul liikuvus on väike, sa ei pea majandustarkvaraga ühendama ja kõik on imelihtne, on ju. Aga teatud mahust läheb ta nii suureks, et tore oleks, kui ta jookseks juba majandustarkvarasse sisse, et ta näeks laoseise ja hinnastamine ja kõik oleks dünaamiline, eks ole, pluss kaubaga olemasolu. Et mis kaup millal jõuab, kas on laos, kas ei ole laos, kui ei ole laos, mitu päeva tellida ja nii edasi. Et kui sa tahad hakata seda tegema, et kuidas sa leiad üldse endal arendaja, et kuhu, ma ei tea, kuidas ma ütlen piltlikult, et kuhu hüüda või kuhu kirjutada? Vaata, siin on ka nagu hea, et vaata, nagu sa teed konkurentsianalüüsi, et siis sa teed samamoodi ka tegelikult arendajate kohta sellise analüüsi ja tegelikult tasub nagu uurida nende klientidelt, kui rahul ollakse, et tihtipeale on ka seda, et jutt kodulehekülje peal ja müügilaua taga räägib hoopis teist teemat, kui tegelik reaalne situatsioon on. Aga võib-olla üldine vastus, mis on ikkagi see, et kui me räägime Eesti turust, siis kindlasti Eestis on ääretult, me tunneme igaüks kedagi, et teed oma sotsiaalmeedia võrgustiku LinkedIni lahti, sa kindlasti tead seda arenduspartneri, ma ei tea, tädipoega või onu või abikaas, mida iganes, Sa saad selle info esiteks sealt teada ja teine asi on see, et tegelikult tasub mõelda, milline klient ma ise arendajal olen, et kui nõudlik ma olen, et mis need ootused on, et inimesed teevad äri. Aga mis on üks asi, mida väga tihti tehakse, võib-olla nüüd läheb vähemaks, et ikkagi ei tasu vaadata nagu tunni hinna pealt asja. Et me teame, et täna arendajad tegelikult ei anna sulle enam fikseeritud pakkumisi, et kogu aeg on iga arendus muutuses. Et tasub ikkagi uurida, kui kvaliteetselt on lehed või lahendused tehtud. Sa saad seda täpselt samamoodi teha niimoodi, et sa lähed nende portfoolio peale ja sa oled nende klientide klient, ja teed seda mingites teatud perioodides. Mina olen näiteks testinud arendajaid jube edukalt, et kuidas nad oma lahendusi on teinud jõulumüükide ajal, et kui on hästi suured koormused peal, et see on nagu üks pool, et mida kindlasti teha. Teine pool on nagu see, et kui sa lähed arendajatega rääkima, et siis ära ole laua taga ainult müügiinimesega, et mine tutvu selle arendusettevõttega. Vaata, kui palju seal inimesi on, lihtsalt trügi sisse, et tahan näha ja vaata, et kas see tootmine toimub koha peal, seepärast, et on ka palju arendajaid, kes tegelikult vahendavad, ja siin on nagu ka see, et kui sul ei ole ikkagi tootmine siin üpriski lähedal, olenevalt ärispetsiifikast, siis mõned kiired ärid ikkagi seda nagu ei saa endale lubada, et seda teenust tellitakse kuskilt mujalt sisse ja vahendatakse. Et see on üks asi, millega ma kokku olen ka puutunud. Ääretult oluline on see, et millised on vastastikused kokkulepped, et millised lepingud sõlmitakse. Et tihtipeale küsitakse ainult arenduse hinda ja pärast ei mõelda sellele, et tegelikult järgneb sellele kõigele ka hooldus. Et kas see arendusettevõte on üldse võimeline hooldama. Ja kindlasti tasub nagu vaadata lepingus seda, et kui arendaja lubab sulle, et sa oled oma põhjaliku analüüsi ära teinud ja ta annab sulle mingisuguse suurusjärk hinnangu, et kuidas sa ennast siis kaitsed, et see hinnang korraga 3-kordne ei ole. Et see on väga keeruline teema ja suurtel äridel soovitan sinna kaasata tegelikult mingil määral ka juriste, sellepärast, et ka arendaja poole peal on juristid vastas, aga need on juba keerulised ärid. Ma ei tea, kas ma nüüd vastasin niimoodi. Ma arvan, et sa suhteliselt vastasid. Tunnetuse küsimus, ma võin sulle ausalt öelda, et kuidas sa tajud, et sul see koostöö hakkab olema. Et naised räägivad tunnetusest ja mehed vaatavad ratsionaalselt, aga tegelikult on vaja reaalselt vaadata
seda sama, mis ma eelnevalt rääkisin. No, Portfoolio, lõpuks on kogemused. Iga äri on lõpuks ikkagi inimeste vahel, et on vaja seda nagu, kuidas ma ütlen, keemiat või klappi ka, et inimesed räägivad ühte keelt ja kui lihtne on see suhtluseks. Aga kui sa, kuidas ma ütlen, et vaadates kella ja me peame hakkama vaikselt oma otsi kokku tõmbama, et kui sa peaksid andma näiteks 3 nõuannet, et me täna oleme vaata hästi paljudest asjadest rääkinud, et pea seda silmas ja pea teist silmas ja 3. ja 4. ja neid nõuandeid on nüüd hästi palju. Ja mida rohkem neid tuleb, seda raskem on nagu valida või prioritiseerida kuulajal, eks. Et kui sa peaksid nimetama 3, et mis on need 3 nagu kõige olulisemat asja, et kui sa neid järgid, siis e-poega üldiselt ikkagi läheb hästi. Ma mõtlen just arenduse ja sellise poolega. See on nüüd küll selline, vaata, ma teadsin, et sa mult seda küsid, on ju. Et jube raske on seda 3 võtta. Et võib-olla ma võtangi siis kokku, on ju, et seesama on ju, et sa analüüsid oma e-äri selle loomise hetkest, on ju, ja sa analüüsid seda pidevalt, et sa kasutad ja õpid kasutama vahendeid või võtad tööle inimesed, et sa saad aru oma kasutaja teekonnast. Ja teine pool on see, et kui sa seda pidevalt analüüsid, sa leiad üles ka tehnilised vead. Eks see kasutaja kogemus ja see kasutaja kogemuse analüüs on ju, et analüütika vahendite tundmine ja kasutamine on ääretult oluline. Teine pool on see, et me ei tohi ära unustada, et kui meil ei ole toodet või teenust, on ju, siis meil ei ole ka, meil võivad kõik kellad viled seal olla, aga kui see toode ja teenus ei ole nagu hästi presenteeritud, et sisuloome on tehtud kehvalt, juba mingi üks kehv pilt võib kogu selle sisu nagu ära rikkuda, on ju. Et sa oled nagu ääretult läbi mõelnud selle ja analüüsinud koos oma tulevase kliendiga või olemasoleva kliendiga, millist sisu ta tegelikult näha tahab vastavalt sinu ärispetsiifikale, on ju. Et kuidas see toote rikastamine käib. Ja võib-olla 3. asi, mis on ka eriti võib-olla tänasel nagu hindade tõusu ajal ääretult oluline, et sa vaatad üle oma logistikaprotsessi ja selle maksumuse. Seepärast, et väga tihti on ärid niimoodi, et me teeme ju äri on ju kasumlikkuse mõttes, on ju. Et ka, on ju, see ei peaks ainuke asi olema, on ju. Aga et ta ikkagi kui miinuses on ju, siis see nagu ei toimi, on ju. Et sa vaatad ära on ju oma selle nii-öelda logistika tasuvuse, on ju. Kui kiiresti sa komplekteerid selle ise ära, on ju, lõpetades selleni, kui kiiresti su partner selle viib sinu nagu kliendile, et seal on nagu hästi suured käärid võivad sisse tulla, on ju, et kus sa maksad peale, on ju, eriti hea, kui ei maksa, on ju. Ja võib-olla ikkagi see 3. asi ka on ju, et täna tasub vaadata, et maailm liigub hoolimata sellest, mis meil siin lähiriikides toimub, jätkusuutlikkuse poole, keskkonnasõbralikkuse poole, on ju, et mõtle läbi see, et mida sina saad oma äris ära teha täna kohe, et see jalajälg ei oleks nii suur. Et ma ütlesin 4 mõtet. Jumala hea, et ega kui küsid 3 ja saad 4, see on peaaegu nagu boonus, et 25% ekstra. Aga sellega me saame ka hakata ennast kokku võtma, et igal juhul ma tänan sind väga, et sa tulid rääkima, et mina sain äärmiselt mõnusad 40 minutit teadmisi, et kindlasti õppisin ise ka midagi juurde. Tänan kõiki, kes meid vaatasid ja kuulasid ja igal juhul julgustan inimesed, õppige digiturundust. Et tegemist on alaga, mis ei kao mitte kuskile ja kus praegu on päris kõva defitsiit, et nii nagu me eelmise nädala turundusmaratonis ka rääkisime, et töökuulutused, et vaadake, mis digiturunduse nõudmised on, et praktiliselt kõik turunduse töökuulutused sisaldavad ühel või teisel moel digiturundust, et ilma selleta enam ei saa juurde, aina seda mahtu tuleb. Õppige selgeks ja saate omale äärmiselt mõnusa ja vaheldusrikka töö. Et aitäh kõigile, aitäh Siiri ja tšau minu poolt. Ja minu poolt ka suur aitäh kõigile kuulajatele ja julgustan teid, on ju, et kui teil e-äri kasvatamisega on muresid või kasutaja liides vajab teie arust nagu mingisugust täiendust, et siis võtke minuga ühendust siiri@siromo.ee ja siis saame koos peale vaadata, et kuidas see äri siis kasvama panna. Ja aitäh Erki kutsumast, et rahulikku kevade ootust meile, varsti ongi nädala pärast. Super, Luks, minu meelest ilm on juba suurepärane, et ja õhtul koju minnes on juba valge, et enam ei pea kott pimedas minema. Et aitäh ja kõigil ilusat kevadet. Tšau ja kohtume jälle. Kohtumiseni.